Mida me siis ikkagi sööme? Kas pastat või makarone? Ikka pastat, arvaks enamik moodsaid eestlasi. See makaron on üks kole veneaegne sõna. Ja tõepoolest, ingliskeelne maailm sööbki pastat. Aga kas see tähendab, et me peaksime oma makaroni päris nii-öelda üle parda viskama? Seda enam, et makaron sõnana oli olemas juba meie esimeses õigekeelsus sõnaraamatus 100 aastat tagasi. Ja pasta on tähistanud eesti keeles pigem tainat segu, nagu näiteks hambapasta või tomatipasta. Makaron on aga üsna tähtis sõna, sest tema järgi on eesti keeles nime saanud kõik need toru ja muu kujuga tainatooted, ehk makarontooted. Ja kui liigitame makarone, siis mõne kohta võime öelda võõrsõnaga, nagu näiteks penned või kannelloonid, ja mõne teise kohta jällegi värvika liitsõnaga, nagu näiteks liblikmakaronid, spiraalmakaronid või teokarbid, mis kõik jällegi omakorda kokku on vigurmakaronid. Nii et vast elab makaroni sõna veel vähemasti senikaua, kuni leidub vanaemasid, kes oma lapselastele makarone teevad. Ükskõik kas siis hakklihaga, tomatipastaga või muul moel.